Aga järgmine sammukene ongi siis segmentimine, ehk siis teise sõnaga segmenteerimine. Ja siin lähmegi siis kõigepealt sellest nii-öelda traditsioonilisest 4 pluss, või mitte 4 pluss, vaid 4 ja või 6 segmentimise alusest läbi, et need 6 on siis toodud õpikutes tihtipeale, aga nagu ma juba mainisin, siis tänapäevases mõistes ei ole kõik võib-olla nii adekvaatsed, mis ma olen pannud selle punase X-iga, et see ei pea olema põhiline, ta võib olla seal segmenteerimise juures, aga ta ei pea olema põhiline. Ja rohelise linnukesega see, kus ma arvan, et ta võiks olla selline, see kindlasti seal juures arvestuses, kui vähegi nagu sobib selle valdkonna ja konkreetse tootega siis või teenusega. Ja juurde panin ka siis igalühele sellised märgid nagu põhjused kasutuseks või miks seda tüüpiliselt nii palju kasutatakse, kasutuspraktikas, kuidas kõige rohkem võib-olla kasutatakse ja võib-olla mõned ohud selle siis segmentimise alusega. Need nooled siin sinised 4+6 sellepärast, et see vajaduspõhine ja tehingupõhine on tegelikult juba osaliselt kas võib-olla sellise fookuse seadmise aluseks, et nad nagu on ja ei ole ka siin all, aga samas nad aitavad kaasa siin, et nagu need samad, tuletan meelde, need samasid Borromean ring illusion ja kõik need rõngad on teineteise sees, et on osasid, mis nende eri ahelate vahel kattuvad omavahel ja tekitavad võib-olla vahest natuke segadust. Nii, aga kõigepealt siis demograafiline, B2C ehk siis kui me tarbijaga räägime, siis siin on nende vanus, sugu, amet, sissetulek, perekonnaseis, haridus, kuuluvus näiteks religiooni järgi või rahvuse järgi, on ju. Et need on siis need demograafia näitajad ja kui me räägime ärikliendist, siis võib-olla ettevõtte suurus, võib-olla tööstusvaldkond ja kuna me ettevõtetega räägime tegelikult ikka ju inimesega, kes seal töötab, mitte tegelikult ettevõttega, siis ka kontakti roll ettevõttes taaspositsioonil ja selle kontakti võib-olla iseloomustused on need, mis siis nii-öelda ettevõtte puhul siis selle demograafia alla kuuluvad. Ja demograafilise puhul on siis, miks seda tehakse tüüpiliselt, sest seda on hästi lihtne teostada. Et seda teavet on lihtne kätte saada, seda, uurimustest tänapäeval GDPR-i järgi ei ole, küpsiseid on internetis vähem, selle järgi enam võib-olla nii kergesti ei ole, aga siiski intervjuudes on ju panused asjad üsna kiiresti arvuliselt, kvantitatiivselt segmenteeritavad. Ja seda kasutatakse siis enamasti uuringute tegemiseks, vahest ka turunduskommunikatsiooni eelarve optimeerimiseks, näiteks Google Adsi teed, siis võtad sealt mõned vanused maha, keda sa arvad, keda nii palju ei pruugi huvitada või siis ka mujal on ju, kasutad neid ajakirju, mida mingi vanus kasutab või välistad need, mida teine vanus ei vaata ja nii edasi. Et selliseks nii-öelda eelarve optimeerimiseks, vähendamiseks, et kogu massi ei maksa tulistada. Ja loomulikult ka toodete või kategooriate varieerimiseks või muutmiseks või arendamiseks, ehk siis eri tooteid, eri toodete variante, siis kasutavad erinevad vanused võib-olla erinevat moodi või kasutavad siis erinevat. Oht on siis tegelikult selle juures see, et stereotüpiseeritakse siis või üle generaliseeritakse seda demograafilist gruppi, et kõik 30-aastased noormehed tegelikult ei käitu ju ühtemoodi, et ei ole ühes ja samas paadis, ei tarbi kõiki samu asju ja nii edasi. Nii et see on see oht siin kohal. Ja täna ta pigem siis on fookuse seadmiseks hea kui segmentimiseks, aga teda võib siis segmentimises kasutada. See X ei tähenda, et ei tohi, aga lihtsalt ta ei ole number 1 siis segmentimiseks. Ja võib-olla näidetes siin on kaks poolt. Erakliendi poole peal siis ehted, pigem selline luksusehe võib-olla, kui seal ka omad tasemed on. Ma ehetega vist ei olegi teinud tööd oma elus, võib-olla ühtegi klienti, kes ehteid oleks müünud. Aga siin on hea lihtne näide, on ju, et kui sa teed pigem kulda ja kallimaid ehteid, on ju, ja võib-olla ka mingil määral premium brändi, siis jällegi leibkonna sissetuleku järgi on võimalik siis segmenteerida ja sihtida. Et see on see siis turunduskommunikatsiooni eelarve optimeerimine, et pole mõtet kõigile reklaamida, kuna kõik kallist asja ei osta, on ju. Ja teiselt pool software as a service ehk siis ärikliendi maailm ja siin võib-olla siis otsida kas LinkedInist või lasta nendele internetirobotitele otsida nende inimeste e-maili, kes on siis kindlal ametipositsioonil juht seal hierarhias. Näiteks meediaettevõte, kes tahab mingit meediapaketti müüa, on ju, paneb selle roboti scrollima, otsib kõik andmemailid kokku, kus siis turundusjuht või turundusspetsialist ilmub ameti nimes, on ju. Et see samune segmenteerimine, sihtimine siin jällegi selle fookuse seadmisega läheb natukene segamini, aga põhimõte on sama, et kui sa segmenti lood, siis sa intervjueerid neid ametikohti,
tahad neile müüa, siis sa ei räägi võib-olla siis tootmisjuhiga, vaid räägid siis turundusjuhiga. Järgmine on siis psühhograafiline ja see on siis nii-öelda persooni või siis isikuomaduste alusel, et siin käivad siis igasugused väärtused, huvid, elustiil, suhtumised, need on siis nii-öelda psühhograafiline segmenteerimine alus. Need on vähem kasutatud just sellepärast, et on seda keeruline teostada või kulukas teostada, sest et ta vajab põhjalikumaid uuringuid ja vajab siis intervjuusid klientidega, fookusgruppide tegemist, sellist täpsemat uuringut, et tihti, mis täna praktikas tehakse, enamus ettevõtjad ikkagi teeb selliseid eeldusi, et noh, mulle meeldib või minu meelest on nii, siis on klientide meelest ka nii, on ju. Et see on nii-öelda turundaja ja ettevõtja kõige ohtlik eeldus, et klient on täpselt selline, nagu mina olen. Ja seda siis tehakse tihti just selle toote või teenuse arendamiseks, ehk siis neid uuringuid, et selle psühhograafia välja sõeluda. Ja muidugi ka nende turunduskommunikatsiooni sõnumite optimeerimiseks nii visuaalse kommunikatsiooni kui ka sõnade enda sisu ja teksti ja millist näitlejat kasutada ja mis kõik veel on ju. Siin muidugi on see raskuspunkt, võib-olla ei ole oht, aga seda nimetab pigem raskuspunktis, on see, et siin nagu sihtimine on ebamäärasem või raskem on nagu pärast seda, kui sa selle segmendist oled teada saanud, selle huvi või väärtuse alaselt sihtida. Et kindlasti on olemas mingid ajakirjad, mida antud sihtgrupp vaatab ja selle saad neilt välja uurida. Aga mõnel puhul on siis raske nagu niimoodi sihtida, et neid kindlaid piire tõmmata. Aga ütleksin tänapäevases mõistes, see pigem on selline üks esimesi asju, mida võib-olla vaadata segmenteerimisel. Ja näidetest võtame jaekaubanduse, et kui sul on hinnateadlikute või hinnatundlike klientide segment hakkab langema millegi pärast, siis on soovitud, et aretada kas uus toode, mis neile on nii-öelda soodsamatele klientidele või vastupidi, et tee need tarbed soodsamaks ja tee kallim toode on ju, et lihtsalt loo see uus soodsam liin tooteid siis sellele segmendile, kes ära hakkab kaduma hinnatundlikutele. Või siis teine variant muidugi on tugevalt ümber positsioneerida. Positsioneerimisest me räägime mingi hetk pikemalt, aga see on palju kallim viis ilmselt kui siis see nii-öelda toote muudatus. Pikaajalisem ja kallim mõnes mõttes. Nii, järgmine on siis vajaduspõhine ja see siis on nii, nagu see nimi ütleb. Sa siis segmenteerid inimesed nende konkreetsete vajaduste või konkreetsete kasude alusel, mida nad vajavad või konkreetsete tööde alusel, mis nad tehtud tahavad saada, need lahendused, mis nad tahavad saada. Et siin võib siis olla näiteks probleemide lahenduse alusel, näide on gluteenivabad tooted gluteenikutele, on ju. See on üks probleem, selle alusel on sul segment, on ju. Gluteenile siis allergilised inimesed. Siis on kindlad funktsioonid, näiteks eelarvestusmoodul äritarkvara lisana, et kellel on seda vaja, näiteks raamatupidajad on ju, või mis iganes, et ettevõte, kellel on see mingisugused kindlad tooted ja kulud-tulud nii-öelda lihtsam seal äritarkvara sees ära lahendada. Siis võib-olla ka kindlad emotsioonid, näiteks nagu ilutoodetega tehakse, on ju, et juhitakse tähelepanu näiteks nendele kortsudele või sukareklaamist tselluliidile või mis iganes, et tuuakse need mingisugused emotsioonid välja, millega siis võideldakse nii-öelda või mis aidatakse ära kustutada, ära viia. Ja loomulikult võivad ka sellised väärtustega joonduvad vajadused olla, näiteks vegan toidud, et see vegan on omaette väärtus, on ju, hoiame loodust, keskkonda, oma tervist ja kõike muud on ju, et see on nii-öelda väärtus omaette. Ja jällegi siin on see sama, et mis eelmiselgi, et on keeruline teostada, vajab neid samu kvantitatiivseid uuringuid, et neid vajadusi võib-olla kätte saada, võib-olla mitte nii põhjalikke, aga siiski. Ja seda üldiselt siis tehakse samamoodi seda tooteteenuse arendamiseks ja sõnumite optimeerimiseks tihtipeale. Ja jällegi siin see sama sihtimise probleem, et on sihtimine natuke ebamäärasem, seda nii-öelda jagada on natukene, piir tõmmata on natukene ebamäärasem. Et ei ole nii lihtne, et noored, vanad, kuked, kanad on ju. Samuti on selle puhul tegelikult soovitatud segmenteerimises võtta üheks nii-öelda põhiliseks, kui vähegi võimalik, jällegi ei pea, aga kui võimalik ja kui saab, kui vajadus on, siis võtta ette. Ja see sama toidutööstuse näide võib olla siin gluteenile allergiliste inimeste puhul, et kui tootja siis näeb seda oma segmenti ja avastab siis mingite kliendi uuringute või tagasiside käigus, et need inimesed on tüdinenud sellest samast leivast või sellest samast toidust, mis on üks ja sama, on ja ainult üks variant meil on seda gluteenivaba leiba.
siis näiteks lisad juurde lihtsalt tooteid ja retsepte, et suurendada seda nii-öelda võimalusi siis, mis selle leivaga teha, retseptide puhul, või siis on jah, et teistsuguse leiva siis seemnetega või mis iganes on ju, et seda rahulolu ja seotust kliendiga suurendada. Sama viis, et kõigepealt eraldada see üks segment, mitte üldiselt vaadata ja siis lahendus sellele konkreetsele probleemile. Geograafiline ütleb üsna hästi ära, mis ta on ja seda siis tasub kaaluda ainult siis, kui see asukoht mõjutab ostukäitumist, tihti ta mõjutab ka otsuse tegemise viisi. Aga see võib olla siis mandrist ja riigist kuni siis võib-olla isegi tegelikult linnaosani või siis mingisugune kindla regioonini välja. Ja see on jällegi väga lihtne teostada, pigem just samamoodi eelarve jagamiseks, sest et kultuur on tegelikult asukohapõhine tihti, aga siis kasutatakse ka nii-öelda diferentseerimiseks, eri toodete loomiseks, aga see on juba suuremate asukohtade vahel või suuremate kultuurigruppide vahel omakorda. Seda me räägime siin ühes hetkes veel lähemalt, kuidas siis see nii-öelda samas asukohas võivad olla väga erinevate elustiilidega inimesed või siis sama segment võib, miks teatud demograafiline või geograafiline segmenteerimine ei ole hea, sest seal võivad olla ühes kohas väga erinevad inimesed, ühes vanuses väga erinevad inimesed. Ja pigem ongi see võib-olla ka selline fookuse seadmine, ta on lihtsalt abistav vahend, nagu ongi eelarve jagamiseks lõpuks või vähendamiseks, aga pigem võib-olla ei ole ta number 1, kui segmenteerimisega tegeleda. Äriteenuste näide võib olla selline, et näiteks üks Ameerika firma müüb UK-s ka teenuseid, aga näeb, et seal siis müüvad hoopis teistsugused teenused paremini, nii-öelda on selles top 3-s ja otsustatakse siis teha see CEO.uk lõpuga koduleht, kus siis luuakse see sisu ja müüakse just neid tooteid, mis sellele segmendile hästi lähevad, et seesama, et vaatame neid segmente geograafia põhiselt ja teeme erinevad tooted siis asukoha põhiselt, kui tõesti ilmnevad need erinevused. Käitumuslik, ta mõnes mõttes justkui ka kattub veidi selle väärtuste ja suhtumistega, aga siin on just sellised nii-öelda juba mitte väärtushinnangud, vaid tehtavad tegevused. Ehk siis osaliselt siin on ka teadlikkus brändist, mis ei ole küll tegevus, aga see käib siia alla. On ka eelnevad ostud, kasutustihedus, reaktsioonid, kuidas selle toote peale reageeritakse, suhtumine sellesse tootesse ja sellised siis öelda parameetrid. Ta vajab tihti jällegi uuringuid, neid samu kvalitatiivseid, ehk siis igasugused fookusgrupid, intervjuud, et sellepärast on ta natuke keerulisem. Ja jällegi kasutatakse teda siis tootearenduseks ja loomulikult selle kliendi teekonna ja kogemuse parandamiseks hästi suuresti. Ning oht siinkohal on siis see, et kui sa ainult seda kasutad, siis võib jääda mingisugune potentsiaal sul luubi alt välja, et sellega koos on vaja kindlasti teisi neid nii-öelda aluseid ka kasutada natuke. Et muidugi mitte ükski neist ei pea olema ainukesena kasutatav, aga lihtsalt teatud olukordades siis selgineb see, et millist on parem kasutada. Ja olemuslikult on ta ühe osana nii-öelda teistega koos adekvaatne osa segmentimisest küll. Et toitlustuse näide, et siin on just käitumise alusel siis vaadatud näiteks restorani püsiklientide seast ostumustreid, et need, kes söövad siis õhtusööki ja need, kes söövad rohkem lõunasööki seal ja neile saab siis nii-öelda koostada erimenüüsid või eripakkumisi ja siis kas suurendada nende konkreetse siis õhtusööja nii-öelda seda käivet müüki õhtusöögi ajal või siis tõmmata taga nii-öelda mingite eripakkumistega lõunale sööma ja vastupidi on ju. Et jällegi selline segmenteerimine siis juba nii-öelda töö käigus. Kui me eksis, see siis on siin viimane ehk 6, ehk siis tehingupõhine. Siin siis vaadatakse juba tegelikult tehtud tehinguid. Kui sa alustad uut toodet, siis muidugi peab selleks kõva turu-uuringut tegema nii-öelda, et need praegused tehingud kätte saada. Siin vaadatakse seda, et kui palju on tehingute vahe ajaliselt, kui suur on tehingute arv iga kord või siis ostetud toodete arv, kui tehing tehakse. Ja vaadatakse kulutamise summale otsa, et kui palju siis antud klienti iga kord kulutab. Ja siin on siis vaja siis pidada andmebaasi loomulikult või siis see kuskilt kätte saada, kui sa alustad. Hea oleks, kui on automaatne andmebaas, et käsitsi neid asju sisse keegi lööma ei pea. Ja üldiselt seda siis tehakse käibe suurendamiseks ja jällegi oht on see, et see ei saa olla ainukene alus. Ja kõige parem on ta pigem fookuse seadmiseks, ehkki ka segmenteerimisel võib abiks olla,
aga fookuse täpsustamiseks on ta siis palju parem ja siin moebrändide näide, kus siis saab siis nii-öelda jagada oma kliendid kaheks, et näiteks tihedad külastajad väikeste summadega ja harvad külastajad suurte summadega ja siis disainid neile siis vastavad eripakkumised samamoodi, et siis nende nii-öelda käitumismustrit arvestades neile siis kas lisaks müüa või siis seda mustrit küll muuta on raske, aga saad nii-öelda selle mustri sees siis nii-öelda mängida. Aga segmentimine on siis nii-öelda mõttetu, kui sa näiteks ei saa standardiseerida oma toodet, vaid sul on iga klient on täiesti erinev. No siin seesama see meedia reklaamiäri, miks see pilt ka siin on, et sa ei saa igale ärikliendile teha täpselt samasugust kampaaniat, sest nende toode on erinev, nende sihtgrupid on erinevad, võib-olla või kindlasti nende eelarved erinevad, et sellepärast tuleb nii-öelda sellised tailor-made toodete puhul on segmenteerimine peaaegu täiesti mõttetu, et sa ei saagi, peaaegu mõttetu, sa saad mingil määral ju asukohtade järgi ja nii-öelda seada mingisuguseid piire või käivete järgi, aga sa ei saa teha sellist standardiseeritavat tegevust. Siis lisaks on näiteks sellisel puhul, kui sul on suur grupp tarbijaid, kes kõik tarbivad ühtemoodi, selles mõttes ma ei tea, jaekaubanduse näide võib olla tikukarp, et kui palju sa teed seda tikukarpi erinevat siis, et premium ja super premium ja odav tikukarp ja nii edasi, et võib-olla seal annab, et võib-olla pole uuritud, võib-olla annab teha, aga jah, lihtsalt selline näide, et võib-olla on see peaaegu mõttetu sinna nii-öelda aega ja raha raisata, et kui tarbijad tarbivad seda nii-öelda suhteliselt ühtemoodi. Nii. Ja segmenteerimises on siis 3 põhitõde, mis siis sellest ülemisest jutust võib-olla välja võtta laiemalt, on see, et kõigepealt siis segmenti ei looda, vaid avastatakse, mis me tegelikult seal alguses ka mainisin, ja see avastamine toimub läbi selle sama kliendi peale vaatamise ja natukene ka konkurenti võib-olla, aga seda kuuled ka kliendi käest, kui konkurent kõvasti parem on, või kui nad midagi eelistavad, või mismoodi nad asju eelistavad, kuidas tarbivad. Et see siis avastatakse läbi siis kliendi uuringute, turu-uuringute. Ja turu-uuringutest kahjuks on ja see osa on nagu turundaja üks põhilisi tööriistu, aga täna suur osa ettevõtteid, eriti Eestis on mikro- või väikeettevõtted, kellel ei ole nii-öelda seda aja või raharessurssi, et seda teha. Ja suurtel ettevõtetel samuti nad tihti ostavad sisse siis kas Kantar Remorilt või turu-uuringute aktsiaseltsilt või kellegilt need uuringud. Et siis ise sellega mitte tegeleda täielikult, sest see on tegelikult suur töö ja need nii-öelda hinnapakkumised, mis Kantar ja turu-uuringud teevad, et need on ka üsna krõbedad. Aga jah, erinevad siis uuringud, etnograafilised on siis selline rahva jälgimine, inimese jälgimine on ju etnograafilised, internetis jälgimine või internetis uurimine, kvalitatiivsed ehk siis kvaliteet ehk siis küsitlused, intervjuud, fookusgrupid, grupi intervjuud, mingisugused sellised toote demod ja testid, kvantitatiivsed ehk siis küsitlused on ju, lahtrid, kirjalikud küsitlused, numbrid mõõdetavad on ju, suurele hulgale inimestele tavaliselt ja siin oleb teisi versioone veel. Teine punkt on see, mis põhimõtteliselt tuleb meeles pidada, et seesama, et demograafia asukoht ei ole tingimata segment, et seal peab muid iseloome ka juures olema, see käitumuslikud ja kõik need nii-öelda parameetrid. Et kui me võtame ühe isiku, kes on sündinud 1948. aastal, kes on meessoost, ta on prints ja ta räägib inglise keelt, siis nagu tundub, et nagu on, me oleme jõle paljusid asju mõõdame, et need saab ju ühte patta panna, vaata. Et müüme neile täpselt sama asja, ma ei tea, samasugust pusa või samasuguseid tossusid ketse on ju. Aga paraku need 2 inimest on ju, üks on pimeduse prints Ozzy Osbourne, kes on 48. aastal sündinud ja teine on siis, see teine prints on ju. Et ei saa niimoodi alati vaadata seda asja, et ikkagi see demograafiad ja asukohad ja keeled, et need ei ole tingimata parim alus ainukesena, et sinna peaks ikkagi võtma elustiili, suhtumise ja kõik sellised asjad ka arvesse. Ja kolmas, seesama, mis mainisin ka sissejuhatusel, et tea, miks sa segmenteerid. Ehk siis sa võid seda teha teenuse disaini toote arenduse eesmärgil, võib-olla tahad uut tooteliini luua, võib-olla tahad täiesti uude ärisse minna, siin on need suure brändi näited on ja olgu see Playboy, kes tegi alguses ajakirja, siis ta tegi ju ööklubid ja siis tal olid veel kasiinod ja mis kõik veel on ju, või siis Virgin on ju, Virgin Rail on ju, Virgin Galactic, Virgin Air, Virgin Records, et selles mõttes uude ärisse saab minna.
tuleb teha jälle sama tööd uuesti, on ju. Turupositsiooni muutmiseks on see segmenteerimine vaja ära teha. Turu fookusele muutmiseks võib-olla ja hinnakujunduse põhjustel peate sa teadma olema nii-öelda värskelt kursis nende segmentide olemusega. Ja üldiselt laiemalt ongi ju see ju nii-öelda konkurentsis püsimiseks kogu see tegevus. Ja turunduskommunikatsiooni efektiivsuse tõstmiseks samamoodi muidugi. Mingi aeg võib-olla mingisugused sõnumid ei tööta enam nii hästi. Ja turunduses siis nii-öelda praktilised tegevused, kui me vaatame sellist 5 faasi. Esimene faas siis ongi see piiride sihtide seadmine, mingid eesmärgid ja mõõdud. Ja siin siis peakski olema see vastus küsimusele, miks ma segmenteerin ja mis faktoreid me mõõdame. Piirid, et mis aluse, fookuse ja skoobi me võtame, et skoop ehk siis selle, et kui suurelt me siis seda pilti vaatame. Et kõigepealt peaks iga see samune segment olema identifitseeritav, et ta peaks kuidagi mingite aluste alusel olema kindlasti nii-öelda vaadatav eraldi. Seda segment peab kindlasti olema piisavalt, ehk siis sul ei ole mõtet teha ju seda segmenteerimist, kui sul on seda klienti 3 tükki, noh, see sama meediamaailma näide on ju, sa ei saa seda segmenti luua, sest igaüks on erinev, on ju. Iga segment on sul 1 ettevõte, võib-olla 3 ettevõtet. Et siis ei ole mõtet seda teha. Ligipääsetavus, et sul ei ole mõtet luua segmenti ja temale toodet, kui sa seda tegelikult selle kliendini nagu jõuda ei saagi kunagi või sul ei õnnestu sinna jõuda. Noh, ma ei tea. Kuskil Vahemere saarel mingisugune hõim on ja praegu ma küll utreerin kõvasti, aga see tuleb teinekord nii-öelda ka reaalsemalt esile. Et jah, mingi Vahemere saare hõimul ei ole mõtet omaette toodet luua, kui sa kunagi ei jõua oma turunduskommunikatsiooniga temani. Ega ka võib-olla logistika ei ole sinna nii hea. Stabiilsus, kliendi suurus ja olemuse stabiilsus, et see kliendi iseloom liiga kiiresti ei muutuks ja et see kliendi baas ühel hommikul on 1 miljon, teisel hommikul on 0. Et see nii-öelda ära ei kaoks, et siin see on omaette nii-öelda mõõt. Lisaks ka eristatavus, et ta on identifitseeritav ja samas ka eristatav teistest, et ei läheks kõik sellised, nagu siin pildil osad on, et ühtlast sinist tooni, vaid et sa teeksid sellel hallil ja sinisel toolil vahet, et nad peavad omavahel segmendid siis eristama piisavalt. Ja loomulikult teostatavus, see segment ja temale tehtav toode peab siis olema tehtav selles mõttes, et sa pead saama selle toote siis temale valmis ja ka temani viidud lõpuks. Segmentida on tore, aga kui sa ei saa seda nii-öelda eesmärki pärast saavutada, miks sa segmenteerisid, siis nagu ei ole sellel võib-olla mõtet, et nendele asjadele tuleb natukene mõelda siis kõige esimesena enne, kui segmenteerimisega pihta hakata. Järgmine samm ongi siis andmete kogumine, ehk siis research on siin see, olgu siis kas see, et sa tuhnid internetis neid andmeid üles, osad kuskilt sisse, vaatad Statistikaametist või siis need samad uurimise viisid, mis me ennem mainisime. Aga siin siis võib-olla mõned sellised vihjavad küsimused, et mis selle uurimise alla käivad, et miks kliendid üht või teist toodet ostavad üldse või teenust tahavad üldse, mida nad usuvad antud teemast laiemalt, et kas, noh, siin tulevad ka need võib-olla need veganlused ja muud asjad on ju, sellised väärtused ja usud. Kas nad vajavad, miks nad tahavad, mida nad vajavad ja vahe on sees, et kas nad tahavad või nad vajavad. Ehk siis seal on oma nii-öelda see emotsionaalne side ja basic needs on üks asi ja nii-öelda see tahtmine midagi ägedat saada või teha on teine asi, et siin tuleks ka see vahe sisse teha. Ja loomulikult see, mis ma ennem kogemalt ütlema hakkasin, kuidas või mille jaoks kliendid seda kasutavad, et mul praegu võib-olla ei tule kohe head näidet, kui teil tuleb, võite öelda, käe püsti ajada, et mõni toode on selline, mis on selle tootja on avastanud, et näed, kliendid kasutavad seda hoopis 3. viisi, kui ma selle peale ise ka mõtlesin. Et no võib-olla Pipedrive'i näide on ju, et kes teab seda CRM-i Pipedrive Eesti oma, on seda kasutanud, siis tegelikult mõned inimesed kasutavad seda lihtsalt projekti juhtimistarkvarana hoopis, mitte klientide halduseks. Et see nii-öelda sissevaade, et näiteks mul ongi mingi 10% klienti, kes seda sellel otstarvel kasutavad, võib Pipedrive'ile anda võib-olla tahte sealt siis nii-öelda mingisugused funktsioonid täiustada, juurde ehitada ka selleks nii-öelda eesmärgiks ja saabki siis nii-öelda veel laiemalt haarata seda segmenti. Ja loomulikult siis seda, et kuidas need kliendid siis said teada neist asjadest, toodetest, mida nad kasutavad, sinu konkurentide toodest või sinu omadest, kuidas nad siis nii-öelda see kommunikatsiooni osa, et kuidas nad jõuavad, kuidas nendele meeldib, et nendeni jõutakse ja nii edasi. Et need on siin mõned sellised vihjavad siis küsimused suunaks, et mida siis seal kohas uurida.
ja eks noh, siin tulebki siis neid tulemusi jällegi võrdelda, analüüsida, arutleda, vaielda oma meeskonnaga ja tihtipeale tuleks siin ka siis veenduda, et tehtud järeldus on õige ja seda võib siis teha mingisuguse testgrupi peal, kas toodete prototüüpidega või joonistatud kujundustega või sõnumitega testida kuskil, on ju. Et see on see viis, kus seda saab teha. Siis, kui sa oled saanud aru, et need segmendid on sul õigesti seatud, uuritud info alusel, siis igal erisegmendil võiks olla eristrateegia. Ehk siis võtta iga segment eraldi ette, ära püüa neid koos samal ajal välja lahendada, välja raputada, et ikka ükshaaval. Ja esialgu siis kujundada see väärtuspakkumine paberil ja väärtuspakkumine ehk siis toode on ju koos oma omadustega ja lahendustega, mis tal on. Ja loomulikult siis planeeri vastavalt siis ka näiteks, noh, kui sinu töös ei ole, siis see on nii-öelda kujundatud pakendi kujundus, kõik see sõnumite kujundus ja meedia mõistes siis kanalid, kus ja kuidas seda siis kommunikeeritakse. Muidugi tegevuskava, nüüd asi läheb üsna tavaliseks, operatsiooniline juhtimine, ehk siis pane paika mõjutada osapooled enda ettevõttes ja partnerid võib-olla samamoodi, kes siis nende asjadega on ja siis kaasa nemad protsessi, ehk siis mida peab keegi tegema, mida peab tegema toote looja, tootja või siis tootmisosakond, tarnekanalid, turunduskommunikatsioon ja loomulikult ka kliendi suhted seal koha peal, et see on siis jällegi see kogu kompott kokku. Ja kõik see eelnev siis plaan ja need tegevused siis tuleb lihtsalt ellu viia, on ju, vastavalt plaanile, aga ära ei tohi kindlasti unustada nii-öelda tulemuste monitoorimist, ehk siis jälgida, kas see segmenteerimine on läinud nii, nagu peab, kas need müük toimib nii, nagu ennustatud ja muidugi teha järeldusi, korrigeerida tegevusi vastavalt siis nendele muutustele, mis sa oled teinud ja kogu aeg siis kruttida seda asja ikka ja jälle.